ma olen ise pärit ka Setomaalt, aga kahjuks ma seto keelt ei oska, aga Merelaht on perekonnanimi ja me oleme pärit Obinitsast, vist isegi sealt samast Ostrova küla lähedalt. Vana Kuketalu on sealt samas tee ääres, mis viib sinna Ostrova vist tallu või festivalile. Lähme! Oleme siin matkajuht Raunoga ja tema tõi meid siia ühte huvitavasse kohta. Äkki räägid meile täpsemalt, kuhu me oleme saabunud? Jah, siin Koivamaal on siis olemas 2 jahiseltsi, millest üks on Hargla jahiselts. Ja nüüd me olemegi jõudnud Hargla jahiseltsi jahimaja juurde, kus teid võtab siis vastu Andres Rõõmus, kes on kohalik jahiseltsi, ütleme suur ülem siin siis. Ja võibki talle vist viibata, et ta sealt akna tagant välja hakkab tulema. Tere! Tere! Ma kuulsin, et sina oled Rõõmus, Andres. Ja täpselt nii. Luureandmed on õiged. Väga hea. Kuhu me siis täpselt saabunud oleme ja mis siin toimumas on? Männiksele kinnistule. Siin on Hargla jahiseltsi staap. Põhitegevus meil ongi nagu ka sellist jahimaja jahindustegevusega ehk reguleerime ulukite arvukust. Mina tean, et sina oskad võru keelt. Palun iseloomusta seda kohta võru keeles. Ma ei tea, kas ma nüüd mõistan võru keelt või mõistan ma teda kohaliku keelt, et võru ütles servast tõiste serva, too keel väga palju varieerus. Ja kui palju ta varieerus, teda mõistva võib-olla keeleteadlase parem ütelda, aga ma kõnelen uut kiilt, mida minu arust siin koha peal on kogu aeg kõneldu ja mida ma vanaema kõrvalt ole õppanu. Lähme vaatame siis majja sisse ka. Ja ma näen, et juba kaminas tuli põleb. Mul on tegelikult küsimus, et mida te siin majas tavaliselt teete? Palju see inimesi mahub? Liikmeskond antud hetk on 22 liiget. Aha, 22. Ja tavaliselt eks 20+ on ega laupäev on siis jahil kohal. Iga laupäev käite jahil siis? Jah, laupäevad on veel ühisjahipäevad ja need on nagu nii-öelda pidupäeva. Ja ma näen, et siin seintel on siis teie saak, sarved. Kas need on teie enda püütud? Tavaliselt on suurem osa on igal kütil endal kodus on need trofeed, aga siia on nüüd aegade jooksul kogunud vahel neid erinevaid trofeesid. Need lihtsalt, kui sul pikk staas on, trofeesid kogu nii palju, et nad ei mahu ära enam koju. Näides uldinahk on minu kütitud. See on küll, seda ma ei pannud alguses tähelegi. Ma hakkasin vaatama neid sarvi ja... Juhin tähelepanu selle seina peal, kui te oskate vaadata, siin on traat ümber. See loom ka kütiti niimoodi, et kõrvad olid selle traadi sisse mädanenud. Siin on vana sideliin, mis on kunagi jäädud koristamata ja võder on mässinud selle ümber oma sarvede. Ja täpselt nii ta siis... Ja täpselt nii ta oli, jah. Nii sai ta vääristatud. Ja siin te siis saate kokku ennem jahile minekut ja tulete peale jahti siia. Hommikul saame siin kokku. Osad mehed lähevad siis piirama, luuret tegema, et kus loomad on, kui kõik kogunevad. Ja siis alustame jahti ja kui on saaki, siis meil on seal eraldi taga vääristamisruum, kus me seda saagiga tegeleme. Ja siin lõpetame oma õhtu. Me oleme praegu, jahimaja on meil siin ja kui siit on näha, siit ongi riigipiir, mis jooksekki pikki Koivat ja siit Laanemetsa ojast keerata maanteeni, Valga-Võru maanteeni ja siit läheb Võru maakonna piirini, nii et me oleme suht siin jahimaa keskel ja olemegi nii-öelda Koivamaa piir Lätiga, osa Koiva piiri jääb nüüd naabrimeeste Koikla maa peale. Ma näen, et teil on siin veel karusnahku. Siin on mäger. Mägra küll ei hinnata karusnahaks, aga ta on ilus. Väga ilus. Jah, väga ilus ja mägra tunneb alati ära sellest liibulisest peast ja mitte kellegiga segi. Ja see on üks kiisu. See on lastud selle aeg, kui veel meil oli neid palju. Siuke õppematerjal. Kõigil hirvlastel kõige täpsema vanuse määramine on lõualuu ja hammaste kulumise järgi. Ehk siit on nähagi, see on hästi vana loom ja hästi kulunud hambad. On tõesti kulunud, jah.
Ja kui vana see lõualuu on siis? See on mingi 15 aastat tõenäoliselt, 15,5. Kas teie liha, teie kodutoit tuleb ainult teie enda püütud lihast? Või te käite ka toidupoes vahepeal? Naisterahvas käib. Naisterahvas? Jah, mina ei käi, aga võib-olla kummutan ka selle müüdi, et jahimeestel on liha ilma kään. Kõige odavam liha on poodil. On ikka toidupoes? Jah, kõige odavam liha on poodil. Pereisal on kohustus minna laupäeval perele süüa hankima etsa. Aga ikkagi enamus liha ikka toob siis peremees ikka koju, eks? No, nii ta on. Nii ta on. Aitäh sulle. Kuhu sa mind siis nüüd tõid? Mis majakene see on? Meil siuke õue peal pisikene grillkoda, et tuli on keskel. Oi, siin on päris palju ruumi. Väljast tundus palju väiksema. Meil tavaliselt ka üks traditsioon on viinerid ja leiba grillida. Mäletan enda lapsepõlvestki selliseid kodasid, kus sai täpselt neid viinereid võtta kaasa ja teha. Nii, et ega kodus laua taga ei maitse kunagi nii hästi. Jaa, see väike, see suits selle asja juures, see teeb kohe paremaks selle. Mul oli väga meeldiv sinuga tutvuda, Andres. Aitäh! Ja meie lähme nüüd avastama selle piirkonda teisi kohti. No ma arvan, et nüüd oleks õigeaegsid jahimaja juures siis suunduda Koiva jõe äärde. Sa matkajuhina tegelenud? Selle matkajuhtimisega on mul täitsa elus mitu etappi, et kutseline matkajuht või paberitega nii jalgsematka kui veematkajuht olema 2 aastat. Enne seda ma olen niimoodi äriliselt siis toimetanud siin Koivamaa piires kusagil 8-9 aastat. Aga siuke matkamise organiseerimine, ütleme nii laiemast aastast tuleb juba 20-23 aastat isegi sinna. Kõige pikem matki, mis ma olen, ütleme nädalan ikkagi. Ja kui noorem olime, see olidki matkad kuski nädalased, et jalgrattamatk oli nädal, esmaspäev mindi reede tuldi näiteks. Täna matkad lühemad juba, et põlvkonnad on vahetunud ja kus ei ole inimestel jaksu või tahtlist enam, ei oska ütelda, et me oleme linnastunud täna mugavaks läinud, et täna kutsuda kedagi paadimatkale 6 päevaks, siis vaatatakse nii hullul otsa, ma arvan, et. No nii, kus me nüüd täpselt oleme? Selliseid pinke on siis siin veel või see on ainulaadne? No kindlasti on see ainulaadne. Arkla keelkonna keskuses on siukene puukujur nagu Andres Ratassepp. Ja ühe projekti raames siin kuidagi juhtus, et telliti ühte bussijaama üks kuju ja täna igas bussipeatuses on oma pink ja kuju, mis räägib siis oma lugu. Ja siin on siis siukene mees, kes on jaamakorraldaja ja teie selja taga seal on vana raudteejaam muideks, sest siit läks läbi Kulbene Valga kitsarööpline raudtee omal ajal. 70-ndatel on see raudtee üles võetud ja sellest on ainult mälestus jäänud. Kuid õnneks tehti sellele raudteele täna uus väikene matkarada nimega Rohelised rööpad. Ise suusatasime selle kunagi läbi ja ütlen, et üks lahedamaid seiklus elus jälle. Väga mööda ei pane, kas 11 või 12 päeva läks selle asja peale. Talve on meil ainult nii palju ja kui täna näete, siis seda ei olegi olemas enam. Et siis, et kui homme hakkab sadamas, siis tuleb kähku minna kuhugi. See tee, mida me praegu sõidame, ta on niisugune tavaline sõiduda inimestele. Aga nüüd, kui me oleme ajas tagasi sinna 18. sajandisse, siis olid esimesed kaardid selle ala kohta on Mellini kaardid peada. See tee tuleb Pihkva Võru ja läheb siit edasi Riiga, see vana postitee. Tänaseks on ta see unustatud metsade vahele. Oleme siis saabunud siia Koiva jõe äärde nüüd. Eestlastel Koiva ja lätlastel Kauja. Koiva Kauja kogu pikkus on kuskil 425-430 kilomeetrit. Ja praegult me oleme sisuliselt jõe keskjooksul. Ja siin, kus me seisame, on ka jõgi ühiseks piirijõeks eestlaste ja lätlaste vahel praegult 20 kilomeetri ulatuses. Et seal teisel pool kallast on siis juba Läti, eks ole? Lätlaste maa ja piir jookseb siis alati jõgede puhul keset jõge niimoodi, et kui vanajumal ikka lund on andnud, siis on jah, see 5. aastaeg üsna tõsine ja
tavaline vaatepilt on see, et siin saab kevad istuda jalad vees siis suurvee puhul. On olemas teatud aastaarve, kui see vesi on ka korraks üle mulksatanud siit ääre pealt. Praegult oleme siis siin Koiva jõe ääres ja koha nimi on nagu koha nimi, Kõrgeperve. Minust vasakule siin käändude taha jääb Kõrgeperve puisniit, mis on täna taastatud. Et nüüd tulevad siia loomad peale ja loomad siis karjatades seda hoiavad kogu aeg puhtana. Et kui seda ei tehtaks, siis kasvab siia jälle keegi lepa, võsa või paju peale ja siis need teised liigid hävivad. Ja liigirikkust näitab see ära, kui teadlased siin selle mõõtmise teevad, siis ühelt ruutmeetrilt on saadud siin, ma võin nüüd natuke eksida, kas 80 või 85 erinevat liiki taimi. Et see näitab seda, jah. Läheme edasi ja külastame nüüd Koiva kõige suurema lisajõe ääres oleva Musta jõe ääres asuvat Tellingumäe vaatetorni. Teel kuhugi. Jah, nüüd lähemegi siit mäest üles ja jõuame siis Tellingumäe otsa. Ja seal Tellingumäe otsas on Tellingumäe vaatetorn. 2 aastat on meil juba uus torn olnud. Vanem torn oli puidust. Aga vanema selle puidust torni eluiga ei ole kunagi pikem kui üle 10 aasta, eks ju. Siis ongi väga hea, et tänaseks on juba siin lõunapiirkonnas praktiliselt kõik tornid tehtud metallist. Pered käivadki siin, on niisugune väljatekkinud nagu tornimatket. Aga meie täna, kas meie astume ka täna 1 jalaga või 2 jalaga Läti piirilt? Me võime seda teha, kui on. No ikka tahaks ikkagi väljamaale ka reisida. Siis lähme vaatame riigipiiriga üle. Kõrgust ei karda? Ei karda. Okay. Ma juba väga tahaks sinna minna, see näeb väga ilus välja siit. Nüüd me juba väikese ronimise oleme ära teinud. Räägi mulle sellest väljakust või platsist siin. Jah, see on siis, paistab väljaku moodi, aga ütleme siis endisaegne ja ka tänane Jaanipeo plats. Kuna me oleme siin Eesti poole peal kõrgema mäe otsas ja enne vanasti olid neid puid natuke hõredamalt siin, siis oli niisugune komme, et kui eestlased tegid lõkke, siis pidi lõkke nii suur olema, et ta paistis lätlastele kuhugi mäe otsa ära ja lätlased tegid oma mäe otsa, tule, et ta paistab siia ära, meil on ikka suurem lõkke, et käis niisugune võistuvärk. Ikkagi naabritega. Ja kui mina siia kunagi tulin, siis üks vana mees tänases kadunud siin popsis piipu, siis ma teda ikkagi üle kuulasin, et mis siin omal ajal toimunud on. Siis ta rääkis, et vanadel aegadel tuldi hobusega ja siin oli ikkagi paarisaja inimese ringis, kes seda Jaani pidasid. Ehk ümberkaudsed talunikud tulid hobustega siia. Hobustel olid siis peale õllevaadid, kaljavaadid. Tehti seda tantsuvärki, ringmänge ja põletati tõrvatünni. Et vanasti oli komme, taeti teibaatsa tünn tõrvaga ja pandi põlema, et see veel kaugemale paistaks, et meil on ikkagi see kõige kõvem. Aga rääkides nüüd tänapäevast, kas ka praegu toimub siin selle platsi peal jaanitulesid? Tänaseks haldab seda siis Riigimetsa Majandamise Keskus ja see plats on mõeldud siin matkajatele puhkeplatsina. Väga hea, vähemalt saab sooja siin, et selle Eesti talvega on nii nagu ta on ja? Loodame, et ikka tuleb. Ma ikka tahaks see aasta suusatama jõuda. Kui enne ei ole, siis veebruar on alati talvekuu, kas või nädal. Ja, on tõesti. Minul võtab väikse hingelduse. Vau, jõudsimegi tippu. Kui palju meetreid siis see täpselt on nüüd? Jah, et platvorm on 25 meetri kõrgusel maapinnast ja see katuse tipp on siis 29 seal. Ja uus torn on ehitatud natuke kõrgem kui vana, et oleks 360 kraadi vaade. Täna on juba udusam, et päiksepaistelise ilmaga on ikkagi vaatad kaugustesse. Siin all näeme siis seda Musta jõge, mis on Sinkavanka voolab. Tartu Ülikooliga on siis niisugune huvitav lugu, et ma näitan nüüd küll käega, aga kui te näete seda valget täppi, see on üks tallukompleks üle jõe. See on siis Läti territoorium ja sisuliselt siis vana Liivimaa üks mõisaid, mis on tänaseks hävinud. Kuid 18. sajandi lõpul tuli Saksamaalt siia niisugune mees nagu Johann Wilhelm Krause
ja hakkas siin koduõpetajaks. See on tema esimene töökoht Vanal Liivimaal. Ta oli see veel paaris mõisas koduõpetajaks, enne kui ta sai endale tutvuse Tartust ja kui ta Tartusse läks, siis läks ajaloos niimoodi, et täna, kus te teate olevat Tartu Ülikooli peahoonet, seda ennem seal sugugi mitte ei olnud, vaid selle arhitekt ongi härra Krause ise. Et see on tema esimesi töökohtasid üldse Liivimaal. Mulle tundub, et see koht on tõsiselt romantiline. Kas sa oled kuulnud, kas siin on tehtud mõni abielu ettepanek ka? Minul antud teadmine küll puudub ja ma ei ole sugugi siukse sündmuse otsa komistanud siin oma matkajuhi karjääri jooksul. Küll on, kui te seda põrandapinda näete, siis suviti matkaperioodil on see õhtuti peale matkapäeva lõppu täis magamiskotte ja matkajad tulevad siia õhtu lööbima ööseks siia üles. Siis vuhisevad katlad, keedetakse vett, tehakse süüa. Gaasi peal jah, et matkapliidid töötavad ja on niisugune väga. Ja see koht on ka populaarne aastavahetusel. Et olen siin ühel aastavahetusel käinud. Kahjuks oli väga udune, oli küll kuulda, kuidas rakette lasti küll Läti, küll Eesti poolt, kahjuks ei näinud midagi, aga torni andis ennast ära mahutada, et nii populaarne oli. Kõik olid aastavahetust tulnud vastu võtma see torni siis. Aga miks inimesed tulevad siia vaatetorni? Kaks põhjust on kindlasti sellele, et esiteks vaated on hunnitud ja teiseks kõikvõimalikud putukad ei saavuta seda lennulage nii kõrgele, et sul on siin öös rahulik on magada, et ei pea sääskudega võitlema. Ja matkajuhina sina kindlasti seda soovitad, kui te selle lähedusse siia jõuate. Nii ta on. Herefordi lihafeised ja nagu nimi ütleb, siis nad on Inglismaa päritolu. Ja nad elavad aastaringselt siin. Ja kui vesi kõrgeks lähevad, siis nad leiavad kuskilt mingi kõrgema saarekese ja jäävad sinna ootama, kuni vesi alaneb jälle nädala pärast. Ja nad on siis talvel ka sinu? Jaa, nad on aastaringselt väljas. Siin nad poegivad, siin nad elavad, see need elutsükkel on kõik siin väljas. Aga talvel tuuakse lihtsalt lisatoitu. Ma tahaks ikkagi lähemale minna. Ei, võib minna. Võib minna, jah? Lihtsalt siruta käsi ja... Ma sain puudutada. Ta oli nõus. Nii tule, vaatame. Mis siin on? Ta nuusuta mind. Kardab mind. Ma ikkagi lähen ta juurde. Okei. Ma saan aru, nad kardavad mind. Kuule, aga tema tahab küll lähemale tulla. Ta tegi muu ka. Muu! Ta on siuke pisikene. Oi, pisikene. Tuli siia. Tule. Ta ikkagi ei taha tulla. Aga head aega. Oli meeldiv. Ja olemegi jõudnud Eesti-Läti piiri äärde ja minuga on muidugi kaasas ka matkajuht Rauno. Ja Raunol on meile üks jutt ka rääkida selle koha kohta. Jah, 2004 aasta, siis kui me Schengenisse läksime, siis piirivalve võttis oma piiripatrullid ära siit. Ja peale toda kasvas Eesti lõunapiir rohtu. Ja kes teab siis juhtumid hilisemast ajaloost, mis juhtus idapiiri peal, siis Eston Kohver sattus võõrriiki mõneks ajaks. Ja peale seda uuriv ajakirjandus avastas, et oi, mis meil selle riigipiiriga siis üldse toimub, avastati, et vahepeal oli see võssa kasvanud. Et tänu Eston Kohverile oleme saanud oma puhta riigipiiri tagasi. Et kui see võssa oli kasvanud, et matkates võisid sa sattuda Läti territooriumile, ilma sa selle aru said. Et tänaseks on ikkagi näha, et sinna siht ja piirimärgid on iga teatud maa tagant näha. Ja kui ma nüüd astun, siis... Nüüd me reisisime Lätti. Sina oled Eestis. Ma saan öelda, olen mina Lätis, siis ma võin. Nii kui Vahur Kersna hüppab üle kraavi. Praegu ma olen Lätis, aga nüüd ma olen juba Eestis ja see ongi meie talvine Eesti. Ja nüüd oleme sattunud siia Postimaja salongi. Kui ma sisse astusin, ma olin väga üllatunud kõigest sellest soojast, õdusast ruumist ja ma täpselt ei teagi, mis siin toimub. Ja siin on meiega nüüd rääkimas selle maja üks perenaistest. Tere! Tere! Tere tulemast! See koht on juba 2 aastat toimiv Postimaja salong. See idee oli tegelikult nii minu kui siis minu paarilise Merikese väike unistus
ja me kujutasime seda mõlemat vaimusilmas ette, see seisev vana sidejaoskond, mis siin oli mitu aastat tühjana seisnud. Siis me kujutasime ette, et siin sobiks kohvik, üks tore kohvik. Ja Merike otsis aasta aega enda jaoks ühte stuudiokohta, kus ta saab kõike ette valmistada ja teha öölaada jaoks. See oligi ladu, et ta oli juba mitu aastat laona toimiv ja siis ühtäkki siis Joosep võttis Merikesega ühendust, et kuule Merike, et kas sina ei tahaks midagi siin selles sidejaoskonnas teha? Ja Merike võttis muidugi minuga ühendust, et tema üksinda ei suuda seda kanda. Ütles, et kuule Jandra, et teeme koos midagi. Et siis me alustasimegi sellest, et 2023 aasta esimene advent, siis detsembri alguses kohe, et avame meie siis Postimehe salongi. Minul oli unistus kogu aeg olla võõrustaja mingisugusel hubasel kohvikul. Et siis minu valdkond ongi siis nagu see pool, ehk siis see toidu tegemine, siis pühapäeviti on meil hapusaiad, rukkileivad, saiakesed siis värskelt tulevad ja reedeti on meil siis ka suppi pakume. Aga miks me seda tegime on see, et me oleme juba 7 aastat korraldanud Hargla Uma Ülaata. Ja mõtlesime, et kuule, et oota, teeksime sellise koha, kus me saame kogu aeg seda ilu nautida. Ehk siis need dekoratsioonid ja need asjad on, osad on öölaadalt, siis oleme natuke juurde mõelnud, et iga kord mingi hooaeg tuleb, siis me jälle kaunistame, teeme midagi muud, et nüüd natukene praegu jõuluhõnguline, aga kevadel on teine nägu siin. Kui rääkides meeskonnast, siis meie meeskond on põhituumik on umbes 10 inimest. Aga see suurem meeskond, siis, kes tegelikult aitavad seda üles seada, kõike seda korraldada, on 100 ligi 100. Jah, me vist seal tagapool nägime ka pilti põhimeeskonnast. Liigume sinna poole ja siin on tõesti väga ilus ja elav muusika. Need on meie kohalikud inimesed, need on meie kõige suuremad toetajad ja sõbrad, kes aitavad tõesti seda meeleolu ja seda õhkkonda üleval hoida ja on põhikunded. Ütleme ausalt, ega see ei ole siin äärealal, ei ole selline ettevõtlus, ei ole meie lakkumine. Ehk siis see on pigem sotsiaalne projekt, me teeme seda endale ja läbi selle saavad ka kasu palju rohkemad inimesed. Ja siin siis on näha, eelmise aasta plakat 2025 oli siis see kujundused ja kõik on meil oma meeskond, meie omad inimesed, kes seda teevad. Siit on näha mingi pilti, kas selline ongi see öölaad siis näeb välja. Ja teil on kohe niisugune, või see näeb väga hubane välja. Eelmisel aastal oli meil haldja teema, siis oligi kaunistatud üsna haldjalikult. Järgmisel aastal võin juba natukene saladuskatte öelda, teema on meil linnud. MTÜ, kes korraldab seda Uma Ülaata, on 3 vägevat naist. Seda on tunda, seda naiste väge siin. Aga tõesti ausalt, ütleme niimoodi, naised ilma meeskonnata, ilma meeskonnata ei tule toime, et äkki mehi on ka ikkagi vaja. Loomulikult. Need on vanad aknaraamid. Ja, need olid siis vanad puidust aknad, mis sai uuest peast ostetud või soetatud, aga ei leidnud perenaisel kasutust ja nii me kohe üles otsisime nad ja tuunisime, värvisime. Tuunisite enda moodi. Tegime enda näoliseks, jah. Riided on ka siis teie laadajäägid või iga aasta lähevad uuesti müüki ja on siin... Tead, see on lihtsalt, vaatan jällegi üks asi, mida, et kui tuleb klient siia, siis on võimalik soetada, vaadata, taaskasutus jällegi meie teema. Siin olevad tooted on meil siis hästi palju on kohalikku toodet siin, kohalikke elanikke, kes ka teevad käsitööd ja on ka kaugemalt. Et siin on tegelikult meil väga kaugelt ka tulnud. See konkreetne siis sulgedega peaehe on meil ka kohalik, kes on selle teinud meil. Meil on siin raamatuklubi, siis on meil meestel on siin oma meesteklubi või siis malemänguklubi, kes käivad ka pühapäeva õhtuti siin. Samas on meil salongi õhtud, väikeses, pisikeses külakeses on 2 kohta, kus käia. Kultuurimaja on nagu suuremateks ürituteks ja siin on õdusad, pisikesed üritused. Kas te olete siin põlvkonniti juba siin olnud või siis olete ka sisse rännanud? Hästi paljud on siia sisse rännanud. Et mida mina olen kuulnud kohalikest siis suust on see, et nii tore, et Korsendest tuleb nüüd viimaks suitsu. Et vahepeal oli täiesti tühjaks siin
kõik rännanud ja jooksevad talud olid tühjad ja siis järsku tekkis siia mingisugune suur liikumine ja mina olen 8 aastat siinkandis olnud siis. Meil on siin üks pisike kogukonna liige ka, tema on Säde ja tema räägib meile nüüd natukene. Meil on siin kohalik hallikas. Me saime sellel aastal heaks suureks hiiesõbraks. Mina küll ei käinud seal, aga meil olid väga toredad kogukonna inimesed, kes käisid, võtsid selle auhinna vastu. Jah, see allikas on väga eriline, et kes on sellised suured allikasõbrad, siis tasub minna sinna külastada, sest seda hoidnud ja kõike seda allikat puhastanud on tõesti meie kogukonna inimesed, et seal on väga võimas kivist kraan, kust tuleb siis see allikavesi ja siis trepp ja kõik, mis astmed ja kõik on teinud meie kogukonna oma inimesed. Teile täna kooki ka, külalised ikkagi ju. Ja see kook on tehtud mahedast toorainest, et see on ka üks põhjus, miks me siia kanti üldse tulime. Et siin on palju inimesi, kes hindavad tervislikku eluviisi ja tahavad oma perele ka sellist puhast toitu. Aitäh! Ja siin see salong on ka selles suhtes nagu väga eriline, et me kasutamegi siin mahedat toorainet. Ehk me võime nagu nimetada, et see on natukene ka ökokohvik. Väga suurepärane elamus, siin on tõesti ülikodune, ülitoredad inimesed ja see vastuvõtt oli lihtsalt suurepärane. Ja nüüd lähme juba järgmisse kohta. Uss ootab meid. Ja muidugi ka matkajuht. Kogukonna hiir. Mina hiire ei karda, kohe lähme vaatame kitsi ka. Paneme siia. Kell pole veel 4 ja juba on pimedaks minemas. Kuhu me nüüd oleme jõudnud? Me oleme selle pika ringiga nüüd siin Koivamaal jõudnud siis endise Taheva mõisa taha ja kus tegutseb Heldur, kes peab siin vahvat Sirgumäe toidusalu. Tere! Tere! Te olete siis toidusalle jõudnud. Et siin on 65 liiget, kes siis peavad ühte aeda ja sellest aiast on siis saanud palju rohkem kui aed. Et sellest on nagu kogukonna keskus saanud, kus siis saadakse kokku ja praegult eriti populaarne on jääujumine. Wow. Et käime siin augus ujumas. Kui tihti, kas te praegu Eile käisime ja siis minu 10-aastane tütar käis esimest korda, 3 korda kohe käis. Nojah, me ütleme, et see nagu äratab ellu, muidu nagu kuidagi lähed sellesse depressiooni. Lähme ja näita meile, mis siin selles kogukonna aias siis ka täpsemalt on. Kas teie kogukonna aeda ja seda ala saavad külastada ka lihtsad Eesti inimesed, kes külastavad Lõuna-Eestit ja teie piirkonda siin, et võtate vastu? Ja, et võtame kindlasti vastu, et meie kodulehel foodforest.ee on siis kontaktid ja siin saab siis sauna rentida, saab jääauk hüpata ja püstkojas saavad matkajad ööbida. Sinna mahub kõvasti inimesi, kohe näete ka. Meil on kitsed, kanad, me kasvatame süüa erinevatel viisidel. Permakultuur on siin esikohal, aga meil on ka agroforestri ja nii edasi erinevaid teistmoodi põllumajandust õpetame. Ja siis tänu sellele me teeme siis koostööd Tartu Maaülikooliga, Riia Maaülikooliga ja kohalike põllumehi proovime siis muuta. Aga muidu on toidusalu nagu iga tavaline vanemaad. Ehk me kasvatame süüa, jagame seda ja meil on siis see ka, et me ei müü süüa. Et see on keelatud. Jagate siis kogukonna vahel? Ainult liikmed saavad süüa. Külalistele, kes siis tulevad toidusalu vaatama, on meil siis sellised innovaatilised lahendused, millega saab tutvuda. Et meil on päikesekatus, kogu
ütleme, kogu asi, mis siin liigub, ütleme tavaliselt, mis liigub järelkäru või see aiakäruga, siis meil liigub ta riksaga, mis on siis elektriline kastikas, mis näeb välja nagu aiakäru, natuke suurem või võimsam. Ja siis kasvuhoonetel näiteks liiguvad aknad ise ja põhimõtteliselt siin peaks jääma siis väga vähe panete ise käsi nii-öelda aia rohimise ja kasvatamisel ainult istutamise rõõm. No rohima peab kogu aeg. Ikka peab rohima. Ja, aga jah, põhimõtteliselt, et oleks seda vähe, et siis sa jõuad rohkem. Nüüd me oleme jõudnud siia püstkoja juurde ja ma kuulan juba sealt tulevad trummihääled. Mis nüüd juhtuma hakkab? Et meil on just lõppenud šamaani trummi koolitus, kus siis valmis 16 trummi ja hetkel nad katsetavad, kuidas kõlab, et tavaliselt talus meil on ikkagi rohkem inimesi kui ainult meie pere, et see on koduks nagu paljudele ja siis sellesse püstkotta võib iga Toidusalu liige võib siis siseneda ja mängida näiteks trummi. Kui tihti te seda teete ja kas see trummimäng on selline igapäevane tegevus? Tavaliselt iga täiskuu saame kokku ja iga pööripäev. Tavaliselt saabki kas talviseks või suviseks pööripäevaks saavad trummid valmis ja siis on inimestel hästi huvitavad neid esimest korda mängida sellel ajal. Ma juba väga ootan, ma kuulen seda ja kas läheme sisse? Lähme. Ma juba väga ootan seda. Tere! Tere! Mina olen Jaanika. Meil oli nagu kindel ei, et mitte ükski nahk ei tule meie talupidamisse ja me ei tegele sihukeste asjadega. Ja siis siin me nüüd oleme, teeme siis trumme, et lihtsalt neid nahkesid oli saada ja me ei tahtnud neid kuidagi nagu roisku lasta. Ja siis me mõtlesime, et mis neist teha ja siis me hakkasime trumme tegema. Tulemas on üks trumm, mida saab siis osta. Tal on isegi hind on 350 €, aga põhimõtteliselt umbes sellisesse hinnaklassi. Need jäävad 14 meetrit on palgid, et need me tõime hobusega välja. Ma õppisin hobusega tööle, et need palgid välja tuua, sest ükski traktor ei toonud. Ja siis tõmbasime need 2 kilomeetri kauguselt siia. Rainbow rahvas oli siin kandis liikuvas, see hipifestival, mis koroona aeg oli. Ja siis nemad tulid püstkodadega ja meil hakkasid meeldima need püstkojad. Ja ma mõtlesin, et teeme siis endale ka. Ja meid õpetas siis Bob, kes oli siis Portugalist pärit Bob, hästi lahe mees oli. Tema näitas, kuidas need maha panna. 3 aastat tegime laastu. See ongi meie viis, ütleme siis rännata. Et me mängime trumme. Et meil on jahimehed kutsutud seekord pööripäevale. Me anname neile trummid üle siis ja on natuke sihuke tseremoniaalsem pööripäev, kus õnnistame siis need trummid sisse. Iga trumm tuli täiesti erinev, et kui on nad kõik samad asjad, siis ikka tuleb täiesti erinev trumm. Läksid ära, tuu tagasi. Joo, ma tahaks pai teha. Tal on teine ka. Tema tahab ka mind nuusutada.
kas ma võin sisse ka minna sinna või? võid sisse minna, nad ei tee sulle midagi. Ja ma kardagi, kui isegi kui teevad, siis ma lepin sellega. Proovis, ampsas mind. Ja teie annate siis kogukonnale piima, on ju, kitsepiima annad siia. Tule siia, no tule, Joki. Ta tahaks minuga kukepoksi teha äkki. Joo, on niimoodi. Sulle porgandi anda. Tahaks küll porgandit anda. Ta teadis, et sealt saab porgandit. Nii, kas sina tahad natukene? Oota, ma annan teisele ka. Tule siia, vaata, mis mul on. Me ei tohi kanu häirida praegu. Nad on nunnud siukesed. Nad ära ei lähe su juurde. Aga kas ma kätte võin ka võtta? Meil on tegelikult selline reegel, et ei võta, okei, väga hea. Aga nad on tõesti nii armsad. Ja kukk, vabandust, ma ise ka. Lähme siis välja. Oleme ringiga jõudnud tagasi ja samma Sette tallu ja minu kõrval on Sette talu peremees Märt. Mida siin talus teha saab? Tere! Sette talu on tänaseks nüüd toimetanud juba peaaegu 9 aastat. Põhihooaeg algab aprillikuus ja lõpeb oktoobrikuu keskpaiku. Suvel saab meil rentida kogu seda puhkekompleksi. Puhkekompleksis on meil 50 ööbimiskohta. Kusjuures puhkemajas on meil 9 ööbimiskohta. Kämpingutes on kokku 30 ööbimiskohta ja 8 ööbimiskohta on meil glamping-telkides. Ehk siis, kui ma tahaks tulla siia pulma pidama, siis saan oma 50 pereliiget ja sõpra ära majutada. Absoluutselt. Vaba aja veetmiseks on meil kanuude rent. Meie nimetame seda täisteenus kanuude rendiks. Matkajuht Rauno võtab seltskonna jõe ääres vastu. Kanuumatkadel põhimarsruut on meil selline, mis algab Mustjõelt, kulgeb 1,5 tundi sõitu ja jõuame Tellingumäe vaatetorni juurde. Sealt jätkame kanuusõitu Koivajõele. Marsruudi pikkus kuskil 1,5 tundi, siis võtame kanuud veest välja ja tuleme tagasi Sette tallu. Sette talus juba soe saun Frodo, kümblustünn, pärast sauna hüpata siit tiiki karastavasse jahedasse vette. Kui sügav see tiik siin on? No siin selle koha peal, kus saab sisse hüpata, konkreetselt on kuskil 2,5 meetrit. Aga ujuda peab oskama. Aga kui nüüd siin on talvine aeg, sa tuled siia puhkama oma perega, tiigi peal on jää, kas siis on võimalik ka sinna sisse hüpata või siis on ikka, jah? Siis me saame teha siia tiigi vasakusse nurka, saame teha jääaugu. Eelmine aasta jõulude ajal me seda võimalust ka pakkusime. Kõige kuumem aeg on ikkagi jõulud ja aastavahetus. Ma näitaks teile kõigepealt grillimisvõimalust. Siin on nüüd võimalus ka ise grillida. Meil on see tehtud niimoodi, et grillida saab iga ilmaga ja igal ajal. Kui minu sõbrad parasjagu küpsetavad, siis mina saan rahulikult istuda ja vaadata, eks ole. Ja muljetada. Nii saab ka toit maitsvam. Meie poolt on alati grillsüsi, et keegi ei pea tulema nägema vaeva kuskil otsima, kus sobivad grillsütt saada. Nüüd oleme jõudnud Frodo leiliruumi. Siin on väga mõnus niiske leil tänu sellele kaarlaele. Meeleolu loomiseks on meil tehtud siia siukene läbi klaasakna valgustatud ala. Pean tegelikult ütlema, et siin on täielik leili temperatuur siin sees ja arvestades seda sellist niisket ja külma ilma, siis siin on väga mõnus selle jopega juba olla, aga siin läheb kuumaks. Kahtlemata suvel pärast siukest mõnusat leili siit tiiki hüpata, see on tõeline elamus. Terrassimale. Wow. See on üks populaarsemaid vaba aja veetmisviise meil siin. Ja kui keegi peaks sohki tegema, siis see korvpallur siin hoiab silma peal. Meil ongi ühine õhtusöök kõigiga, kes täna päeva jooksul osalesid Koivamaa ringkäigul. Ja nüüd astume puhkemajja. Ja meil on nägemata veel üks ruum. Siin on siis sauna eesruum, kus saab pärast leili mõnusalt sõpradega istuda ja juttu ajada.
väga ilusad palkseinad ja siin on siis meil duširuumid ja siit edasi on leiliruum. Siin on niimoodi, et 8 mahub siia täiesti lahedalt leili võtma. Harvia elektrikeris, täpselt nagu oleks puuküttega keris. ma näen, et siin ripuvad ühed oksad. Meil murdus tormiga ära siin üks vana kadakas ja nendest kadaka okstest me tegime siis aroomipuud. Samas on ka silmal ilus vaadata. Aitäh, Rauno, meil on siin piirkonnas olnud imeline päev ja sina oled meid terve selle teekonna siin saatnud. Teeme väikese kokkuvõtte, kus me siis ära käisime ja mida me kogesime. Jah, pole tänu väärt, aga tõepoolest siis siin Valga-Võru piiri peal me tegime täna terve päeva ringreisi ja tutvusime siis selle Koivamaaga, millest ma teile päeva alguses rääkisin. Ja käisime mitmedki olulised objektid läbi. Tegelikult me ei näinud isegi poolt sellest kõigest, kuna päev on lihtsalt talvel lühikene, et kellel on siis huvi pikemalt tutvuda Koivamaastut, siis tulge meie juurde kindlasti tagasi ja kevades, kui päevad pikemaks lähevad juba kuni suve lõpuni, et vaatame ka, mis teisel pool jõge toimub ja kuidas lätlastel näiteks läheb. Sa oled suurepärane matkajuht olnud täna meil teekaaslasena ja kus sind üles võib leida? Jah, ma väga tänan muidugi, et korda läks, et mind leiab siit ikkagi siit Valgamaalt, Koivamaalt üles. Leidke meid siis veebist, guugeldage matkajuht Raunot, Settetalut ja kui teil Koivamaast küll ei saa, siis ma viin teid edasi Paganamaale ja Mehkamaale ja vaatame, mis sealpool toimub. Pean ütlema, et oi äge päev, jah. Aitäh vaatamast talvist Eestit ja meie kohtume juba järgmises põnevas kohas. Ja nüüd lõpetame meie juba selle õhtu toreda peoga. Kohtumiseni Koiva!